Tere, mina olen Ingrid Maadvere. Eelmises videos ma näitasin, kuidas joonestada kolmnurka kahe külje ja nende vahelise nurga järgi. Ja siin on nüüd mul see kolmnurk ilusti näha. Ja selles videos ma näitan siis seda, kuidas kolmnurgale märkida kõrgust ja arvutada pindala. Teeme nüüd kolmnurgale ka kõrguse. Ja kõrguse tegemiseks leidke selline tööriist nagu ristsirge. Klõpsan selle peal, klõpsan nüüd siis sellel punktilt C, nüüd klõpsan siin näete kolmnurga alumisel küljel, moodustus mul jälle siin üks sirge, siis ma arvan, on teil juba tuttav tööriist see lõika, meil on vaja siia ühte punkti, klõpsan lõigul, klõpsan sirgel ja näete moodustuspunkt ja nüüd ei ole muud, kui teeme siis siia ka lõigu, klõpsan lõigul, jällegi C-l, ja nüüd D-l, moodustuslõik, mul on vaja ära peita see sirge, klõpsan selle peal, nii vaadake, olete nüüd teksti endal ära ei peida, eks ole. Võtan siit kolmest punktist sätted ja me seda objekti ei näita. Ja soovi korral, näete, saan siia ka panna kolmnurga kõrguse paika, et ta mulle näitaks, seda paneme väärtuse ja näete, kolmnurga kõrgus on ka olemas. Nüüd tegelikult GeoGebra võimaldab arvutada ka kolmnurga pindala ja selleks ma otsingi välja siis sellise tööriista, nagu seda on pindala, vaatame, kus me selle leiame, näete, pindala. Nii, klõpsan selle peal ja klõpsan kolmnurgal ja mul juba ongi pindala. Ja kui ma tahaksin siin midagi muuta, näiteks ma tahaks siia panna nüüd, et ta on ikkagi 34,6 ruutsentimeetrit, klõpsame selle peal, nii, siis ma saan siin hakata toimetama. Ja selleks, et siis hakata siin kirjutama, siis võingi kirjutada siia kohe sentimeetrid, aga kui mul oleks vaja siis ka see tähis siia panna, avan siit lisavõimalused ja näete, siin on siis ka olemas selline koht, kus on siis erinevad igasugused need märgid. Ma tahaks panna ruutsentimeetrit, klõpsan selle peal ja nüüd ma otsin siit siis lihtsalt üles, kus on siis see ülemine, näete, nüüd läks 1, paneme ikkagi 2, nii ja kustutame selle ühe ära. Ja kui tahate ette, siis võite ka selle asendada siin selle kolmnurga pindala, nii nagu siis õpetaja seda parasjagu tahab, et võib-olla te tahate hoopis sinna kirjutada näiteks hoopis S. Nii, S võrdub. Nii, korras. Ja kui mul on see töö valmis, siis salvestamise mõttes on mul siin tegelikult nagu 2 võimalust. Üks on nüüd see, et kui see asi jäi mul poolikuks, siis ma peaksin ta salvestama oma arvutisse, sest ma ei loginud sisse, võtan save to your computer, panen ta näiteks endal siis kas allalaaditud failide alla näiteks või siis saan tõsta drive'i ja panen kolmnurk või siis dokumentide alla, salvesta ära. Aga kui mul on kõik valmis, siis mul on tegelikult võimalik ka ta õpetajale eksportida ja ekspordi võimalusi on siin erinevaid, et kui ma võtan eksport, siis mul on võimalik kas pildina või PDF-ina, õpetaja ise ütleb, millena ta siis tahab, ma panen näiteks pildina, nii salvesta, nii ja vaatame, kuidas ta siis mul nüüd välja näeb, et seda ma enam pärast muuta siis ei saa, eks ole, see on nagu valmis, nii vaatame, valime programmi näiteks, millega pilti vaadata Irfan või ja näete, ilusti on mul see asi olemas. Nii et proovige ja katsetage.